Luumanist ma veidi vist eelnevalt ka veidi rääkisin. Minu meelest tema selline üldine menetlusteooria on nii silmi avav selles mõttes, et ta tegelikult ütleb, et ega see, mis kohtutes toimub, põhimõtteliselt ei ole millegi poolest erinev sellest, mis toimub siis näiteks riigi valitsemisel, täitevvõimu igapäevases tegevuses või ka see, mis toimub õigusloomes. Et tegelikult kõik on selline üks menetlus. Et nagu menetlusõiguse õppejõuna ma arvan, et sellist universaalsemat lähtepunkti kui see luumanlik ma menetlusele ei oskagi nagu välja pakkuda. Et mind ei rahulda see väide, minu meelest on see primitiivne arusaam, et ega menetlus ei olegi muud kui koogiretsept ja et ikkagi materiaalõigus on kõige tähtsam ja menetlus ainult seda rakendab. Et ma julgen väita, et see menetlus on ikkagi sotsiaalselt nagu avaram mõiste. Aga Mikita lihtsalt on juhtunud niimoodi, et on palutud mul retsenseerida, mõnikord ka tema raamatuid seal. Mulle tundub ta sellise väga, väga loomingulise inimesena. Et muide, ma ei tea, kas seda on märgatud, et ega tema see jutt sellest metsast ja lingvistiline mets, et see ongi nagu suuresti ka jutt loomingulisusest. Et tema algselt ta pigem arvas seda, et kui nüüd võrrelda seda, et kuidas see looming üldse peaks välja nägema, et millest ta lähtuma, et lihtsalt see metafoor või võrdlus on väga hea metsaga, et see, mis metsas toimub, et ideaalselt, et see võiks ka olla loomingu impulss ja alge kuidagi. Et ma ei tea, kui paljud nüüd on seda lugenud, aga ma mäletan, et see, kui Mikit alustas, siis seal on mingi impamp-luule väiksed kogumikud. No need olid sellised, ma ikka naersin kõva häälega, kuidas ta eesti keelega mängis, et tegelikult see lingvistiline mets, see tuli kuskil hiljem ja tema need Kukeseene raamat ja nii edasi. Et jah, ta on üks nendest paljudest väga võluvalt loomingulistest inimestest, keda on nauding lugeda.